Viljatud loomad peaksid meie riigis jõudma varjupaika ja nendega seotud kulud taob kinni maksumaksja. Nii sätestab seadus. Paraku raha hädas omavalitsused selle tarbeks raha ei leia. Nii ei maksagi imestada, kui varsti võib jälle näljaseid koeri kassi kõikjal kohata. Väljakutseid on palju rohkem ja iga inimene tänaval näeb, et neid on igal pool jookseb ringi ja neid on hästi palju ja viimasel on ka teatud, et neid jätakse metsa järjest rohkem puude külge ja igale poole. Rahanappus pole ainuke mure. Eestis pole piisavalt ka loomade varjupaiku, sest nende loomine pole siiani valitsejatele korda läinud. Raha varjupaikade ehitamiseks ei leitud isegi hiljutisel jõukuse ajastul. Enamus Eesti varjupaiku ongi sellises seisus, et lastel, rasedatel ja nõrganärvilistel tuleks sinna minemine ehk suisa seadusega ära keelata. Oled Eestis pea kõigis varjupaikades käinud, milline see tase on meil? No Tallinn on ilmselgelt kõige parem, et peale selle on veel enam normaalselt Tartu ja Rakvere, aga teistesse nagu väga ei taha minna, et suht kurb seis on seal. Kohtade arv varjupaikades, kas see on piisav? Ilmselgelt ei ole piisav, et nad ei mahuta ära kõiki koeri, kellel oleks kohti vaja. Tuleb juurde luua omavalitsustel? Kindlasti. Aga mida siis sellises olukorras teha, kui ühiskond hülgab rohkem loomi, kui varjupaikades kohti on? Nii mõnedki tarkpead ja veterinaar Toiduameti spetsid arvavad, et loomad tuleks pärast 2 hoidmisnädalat hukata. Paraku pole ka see kõige odavam lahendus. Koera nüüd varjupaika toimetamine ja pärast ka siis tapmine ja korjuse hävitamine, et on see kallis lõbu muidu? No laias laastus 3,000–5 000, aga see oleneb ka vallast ja viimasel ajal on niimoodi, et kui omanik tuleb oma koeral järgi ja koer on toodud vallast, siis vald küsib inimese käest selle raha tagasi. Varjupaikade töötajad loomi hukata ei taha. Vähemalt nii nad väidavad ja numbrid on ka selle jutu tõestuseks. Nii näiteks on suutnud loomakaitsjate poolt Valga lemmikloomade tapamajaks ristitud varjupaik eelmisel 2 aastal hukkamiste arvu oluliselt vähendada. Ka Väike-Maarja niinimetatud süldivabrikusse saadetavad kogused on vähenenud. Kui näiteks 2006. aastal saatsid ainuüksi mõned varjupaigad Väike-Maarjasse ligi 30 tonni lemmiklooma korjuseid, siis möödunud aastal oli see kogus pea 10 korda väiksem ehk 10,5 tonni. Loomulikult ei sisalda see laibahunnik ainult hukatud koeri kasse, vaid korjuste kogust suurendavad ka auto alla jäänud lemmik- ja metsaloomad. Enamuse sellest surnud massist moodustavad eelkõige kassid. Nende elu pole endiselt punast krossigi väärt. Kassinurina ei kuula iial keegi ja kui kuulabki, siis välja seest ei teegi ja kui teebki, ei saa ikka miskit aru. Liiga kitsuke on inimese aru mjau. Kahjuks leidub Eestis ka veel täna selliseid varjupaiku, mis vääriksid pigem tapamaja kui varjupaiga nime. Kohtla-Järve varjupaik on just selline. Koostöös Laara Larseni poolt juhitava loomakaitseorganisatsiooniga PETS on nad üles näidanud võimetust edukalt toimida ja ainult vähesed loomad pääsevad sealt eluga. Сколько примерно вы усыпляете или усыпляете вообще ли? В процентном цифра достигает 70%. И собак, и кошек? Да. Кошек еще больше. Kuigi Aleksander kurdab, et Kohtla-Järvelt loomi ei võeta ja idapiiri läheduses on ehk hoolimatum rahvas, siis tegelikkuses lasub osa süüst ka varjupaigal enesel. Nii näiteks ei avalda Kohtla-Järve varjupaiga rahvas õigeaegselt uute asukate pilte. Aga ega seal majas ka erilist vaeva loomadele uute kodude otsimisega ei nähta. Mujal Maarjamaal on olukord siiski tunduvalt parem ja seal lükatakse enamasti mürgisüsti tegemine võimalikult kaugesse tulevikku. Vähemalt koerte puhul on see reegel kehtiv. Nii mõnedki varjupaigad on aga enesele hoopis kõrged eesmärgid seadnud. Me oleme oma organisatsiooni siseselt võtnud vastu sellise otsuse, et me pürgime nii-öelda no-kill shelteri poole, et me oleme nõus töötama ise sellises kehvemas tingimuses, aga me ei lähe seda teed, et me paneme pärast 14 päeva loomad magama.
Tänavu on Väike-Maarja jäätmetehasesse esimese 2 kuuga saadetud juba veidi üle 3 tonni lemmikute korjuseid. Aga veel pole hilja muuta sündmuste käiku. Vaatamata raskustele jääge ikka inimesteks ja ärge visake oma loomi tänavale. Kindlasti on ka teisi võimalusi, kuidas rasked ajad üle elada. Liiga kitsuke on inimese aru